tere, ma olen Marger Krumm ja 2018. aastal mängin ma Discrafti Eesti tiimis. Teen enda in the bag video, äkki kellelgi on huvitav vaadata, mida ma sel hooajal loobin. Alustan putteritest. Putterid on mul kotis 3, 2 tükki on mul puttimiseks, nendega ma ainult putin. Ja putterid on mul Prode plastikust roachid. Hästi sirge lennujoonega, saab lisata nii spin putti kui push putti. Järgmine on mul siis soft roach. Soft roach on natuke lahjem, ta on hästi kummine ja väga hea on lisata andmehaiserjooni ja meeldib ka teha kaugputte sellega, sest ta hoiab enda sirget lennujoont. Järgmised kettad mul kotis on lähenemiskettad ehk siis approach'iks. On 4 sõuni. Sõune meeldib mul visata väga eestkäega. Kõik sõunid on erineva stabiilsusega. Kõige lahjem sõun on mul 3 aastat vana ESP plastikust sõun. Ta on hästi flat, sellega ma saan teha erinevaid lennujooni. Meeldib visata väga sirgeid metsakoridore ja ta lendab mul kuni 85 meetrit ja lõpus kukub ära. Kui tuul on, siis viskan eelneva sõuni asemel taolist sõuni, aga ta on vähem sisse mängitud. Ta on samuti ESP plastikust, ta on samuti mega flat ja väga mugav käes. Siis mul on 2 kangemat sõuni, millega mulle meeldib teha nii-öelda haiser lähenemisi. Üks on Flex Crystal ja teine on uus ESP sõun. Järgmised kettad on mul siis tagantkäe jaoks enamjaolt ja nendeks on siis 3 passi. 3 passi, kõik on eri kangusega. Kõige lahjem on Elite Z plastikust pass, mis on vastu tuult ehk siis vaspivormides tehtud. Ta on pass SS. Võib visata õrnalt flippavaid jooni, kui vaja on ja samuti väga mugav ja hästi sirge lennujoonega. Siis on Z plastikust Team Stambiga tavaline pass. Samuti meeldib visata metsakoridorides hästi õrnast haiserist, tõmbab sirgu ja läheb lõpuni sirget. Teeb sirget lennujoont. Siis on natukene kangem T-pass, mis on eelnevale kettale nii-öelda kangem versioon. Siis kuna mulle ei meeldi visata väikese rimmiga kettaid, mul lihtsalt ei sobi need kätte, siis ma viskan palju driverid. Lahimatest driveritest on mul 3 driverit, on 2 Team Stambiga T-Nuke'i. T-Nuke oma lennujoontelt on tegelikult kangem, aga need on tehasest välja tulnud hästi sellised flippavad kettad ja millega saab visata pikka distantsi. See on nüüd lahjem, selle viskad õrnast haiserist välja. Ta läheb sirgu, läheb üle ja lõpuni põhimõtteliselt läheb üle. Siis teine on sama lennuomadustega, aga see tuleb lihtsalt lõpus tagasi ja väga hea visata randmega selliseid metsakoridori 110–115 meetrit metsakoridori. Ja siis on ka mul eestkäe jaoks on tavaline vana Z-Nuke. Sellega meeldib visata mulle selliseid õrnu flippavaid jooni, kus ma olen näiteks põlve peal ja pean tegema nii-öelda 85 meetrit ainult randmevise. Siis ma saan ta õrnast haiserist välja, ta flippab sirgu ja läheb sirgena lõpuni. Järgmised driverid on mul samuti Nuke'id, kuid need on nüüd stabiilsed ja õrnalt ülestabiilsed. Ehk siis ketta, mida viskan tagantkäega. Üks on Z-plastikust Nuke ja teine on Big Z-plastikust Nuke. Nad on stabiilsed kettad, viskan stabiilselt välja, ta enamjaolt läheb lõpuni sirgelt ja siis kukub lõpus ära, feidib ära. Ja siis on 2 kangemat Nuke'i. See on siis Z-Flex plastikust Discrafti Stambiga ja teine on tavaline Z-Nuke, mida ma viskan kuni 110–115 meetristel radadel ja neid on väga hea visata õrnast haiserist välja ja nad hoiavad põhimõtteliselt terve tee enda haiserit, kuigi nad õilivad päris hästi. Ja siis on jäänud mul ka 3 sellist väga kanget ketast. Esiteks on siis üks T-Force, sellega meeldib visata mulle haiserjooni. Ta on siis teiste
2 kangema Nuke OS-i pikendus, ehk siis sellega ma saan visata kuni 100 meetrit haiselis ja ta on väga mugav käes. Selline flat ja hästi selline mõnus kummine. Ja siis ongi jäänud veel mul kotti 2 Nuke OS-i. Üks on siis põhimõtteliselt paika haiserite jaoks või siis nii eest kui tagantkäega ja teine on siis lihtsalt pikendus eelnevale kettale. Et need on ainult mul jah haiserite jaoks ja nad on väga suure lõpuga ja feidiga, lähevad siis põhimõtteliselt sirgu ja kukuvad. Ja mis mul veel kotis on suur Bassi minimarker, väga hea, saab ka sooja teha sellega, kuna on hea lennutada minimarkerit. Siis on rätik kindlasti, siis on lisarätik ja ega mul siin väga muud midagi ei olegi. Joogipudel ja siis on ka mul, üldse kotist on mul Grip B, mis on uus mudel. Kuna vanasti ei olnud Gripil laienevaid taskuid, siis nüüd on Grip B-l laienevad taskud. Väga mugav seljatugi ja see on minu poolt kõik. Aitäh!